maastikumaalija ja porträtist peamiselt. Kuidas siis sa lõpuks oma kunstirännakutel sellise valikuni jõudsid? Aga tegelikult on selline asi, et väga tihti jaotub see kunsti tegemine nagu kahte leeri. Maailmas teatakse niiga palju neid ja saavad niiga palju neid, kes on teinud ainult portreid ja kes on teinud ainult maastikke tuntud nimesid, nagu näiteks prantslasega Camille Corot ja väga kuulus endist aegadus üks romantilisemaid maastikumaalijaid. Tema, nii kummaline kui seda ei ole, tema oli maastikumeester. Aga portreed olid ta niisugune, oleks ta ainult portreedega piirnud, siis ma ei tea, aga ei oleks võtnud, me ei teaks sellest nii palju. Ja vastupidi jälle, kes on näiteks portreed teevad, aga maastikuga jäävad väga, kas või võtta näiteks, keda me kõik oleme kuulnud, Rubens. Figuurid, portreed, kõik kolp ja kõik keha ja kõik kokku. Kui need ära võtta, siis tema maastikud olid niisugused, see oli taust. See oli nii ilus värviline tekk on pandud taha, kui kaunis asi kuskil on. Ja võt nii ta on, ja portree juures on nii, et seal peab tabama ära isegi hea oleks, kui rahvus on tunnetatud. Ma ei mõtle, et must ja valge kole primitiivne, saad aru, valge must ja vestud. Aga iseloom peaks olema, vanus peaks olema, just nimelt iseloom, mõtted ja mitte lihtsalt, et on mingisugune ümarid, mingisugune tobe kerakene on tehtud aga see on kõik niimoodi, nagu kunsti juures on. Sa kogu elu teed seda, et kas sul tuleb välja või ei tule välja, eks ole. Esimesed kuskil 25 aastat ta käid ja kopeerid figuure. See on kopeerid. Ja siis, kui sa jõuad selleni, sul peab olema nii palju, peab olema kaasasündunud annet, et sa jõuad ise selleni, et mõtled, kas mul siin on rohkem tegema. Kopeerimine on üks algus, aga siis sa hakkad tegema loomingut selle